Kõikidel džässisõpradel on põhjust rõõmustada, sest juba järgmisel pühapäeval on Tallinnas esimene Jatskaare päev. Kava on tihe ning esinejad üllatavad meid mitmete uute ja huvitavate projektidega. Eesti muusikamaailma tähtsündmus, rahvusvaheline džässifestival Jatskaar rõõmustas meid esimest korda aastal 1990. Peale 2-aastast koroonapausi toimub festival taas oma traditsioonilisel ajal aprillikuu viimasel nädalal. Avalöök Tallinnas on tuleval pühapäeval 24. aprillil Telliskivi loomelinnakus Vabalaval. Ja me hoiame kahte pöialt, et ilm oleks võimalikult ilus, sest et festivali põhikava algabki tasuta kontsertide päevaga. Ja see on olnud traditsioon juba pikka aega, nii et inimesed saavad ühest kohast teise jalutada perega või kuidas iganes ja see ei maksa midagi. Aga esineda on tõepoolest head. Ja on juba traditsioon, et hommik algab Vabalaval joogasirutusega. Kogu päeva vältel saab Telliskivis erinevates kohtades mõnusat muusikat kuulata nii noorte kui ka teada-tuntud tegijate repertuaarist. Festivali avakontserdil tuleb esitlusele Eesti džäss-heliloojate, pianist Joel Remmeli ja kontrabassist Peedu Kassi ühisteos Ood metsale. Kõlamas võib kuulda nii puude langemise imitatsiooni kui ka linnulaulu. See tähendab, et me kõik valutame südant meie Eesti metsade saatuse pärast ja üldse maailma metsade saatuse pärast. See ei ole kõik ainult džäss, seal on väga palju elektroonikat, ka sellist klassikalist kammermuusikat ja näiteks koosseisus mängib meil just äsja nagu võitnud Nilseni konkurssi noor viiuldaja, nii et mõned on klassikalised muusikud ja mõned on džässmuusikud ja kuidas see kõik kokku saab kõlama, me ka veel ei tea. Siiski ei möödu terve päev Telliskivis, õhtuks liigutakse armastatud džässiklubisse Billy Joe, kus kontserti annavad Otsa kooli ansamblid. Eesti džässi üks eestvedajaid nii kodus kui ka rahvusvahelisel areenil Jaak Sooäär tähistab Jatskaarel oma 50. juubelit koos ansambliga Eesti keeled, kus löövad kaasa ka Riho Sibul ja Vaiko Eplik. Tallinna kontsert toimub 25. aprillil Vabalaval. Päev enne 24. aprillil esitleb muusik seal ka oma uhiuut noodiraamatut Laulud ja lood. Kus on siis 30 laulu ja lugu minu ütleme siis päris pikalt juba kirevalt muusikuteelt, erinevatelt ansamblitelt ja erinevates stiilides. Tahan jagada seda teiste muusikute ja huvilistega. Kõik need lood, mis siin noodiraamatus on salvestatud, et need salvestused on olemas ja neid võib ju kuulata ja võtta sealt mingeid mõtteid, aga tegelikult ikkagi võiksid need lood elada enda elu, et neid igaüks mängiks nii, nagu neile meeldib ja nemad tahavad, et see oleks minu meelest kõige toredam. Jatskaarel on Sooäär esinenud algusaastatest alates ning kui pole just igal korral ise üles astunud, siis publiku hulgas on mees alati kohal. No see kõik oli tol hetkel täiesti kosmos, et aasta 1990 ja välismaa artistid olid siin. Et ma isiklikult mäletan kõige rohkem Sakala suurest saalist Norra ansamblit Fairplay ja kellega seoses on selline huvitav lugu, et nad müüsid siin oma vinüüle rublade eest, et miks norralased müüsid lepalehtede eest oma plaate siin või mis nad selle rahaga tegid, ma ei kujuta ette, et siin polnud mitte midagi osta. Aga ostsin vinüüli ja siiamaani kuulan, et väga-väga hea plaat. Et Jatskaar, ma arvan, et alguses kohe sai nagu lati päris kõrgele esimese korraga ja seda muusikasõbrad märkasid ja nii see ongi olnud. Jatskaart mina enda jaoks üle tähtsustada vist ei saa, et Jatskaar on minu teadliku muusiku tee jooksul olnud ilmselt ikkagi suurim asi, mis üldse Eestis on. Kui Jatskaart poleks, siis ma arvan, et Eestis oleks ikkagi üleüldine muusikaelu olnud väga-väga palju vaesem, et võib-olla praegu viimase võib-olla 15 aasta jooksul on need tegijad olnud rohkem, aga oli ju mingi periood 90-ndatel ja ütleme nulinate alguses, kus teisi praktiliselt ju polnudki. Et mis nemad siia tõid, see oligi nagu põhisündmused. Täpse kava ja info esinejate ja aegade kohta leiab aadressilt jatskaar.ee.